Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 106. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu Huubis. Nüüd on külas üks meesterahvas, kelle puhul ma ei ole isegi harjunud nägema teda Pärnu kolledži pusas. Aga täna nii see on. Tere tulemast, Riido Villup. Tere Regina ja tere pärnumaalased. Nii, miks sul kolledži pusa seljas on? Alustame kohe sellest pihta. No tead, mul võiks neid pusasid väga palju olla. Inimesed kannavad sellise sõnumiga pusasid, sest nad tahavad kuhugi kuuluda ja võib-olla seda näidata, et kellel on pere, kellel on Hiiumaa, kellel on Pärnumaa või pärnakate Pärnu. Ja minul on täna Pärnu kolledži pusa, sellepärast et Pärnu kolledž on maailma parim kolledž. No ma isegi kahtle selles. Ja see asub maailma parimas kohas Pärnu linnas. Ma olen Pärnu kolledžis saanud hariduse. Mul tegelikult saladuskattel võin öelda, kui teised ei kuula, siis on üks haridustee veel Pärnu kolledžis veel pooleli. Ma olen Pärnu kolledžist saanud maailma parimad sõbrad ja suure sõpruskonna. Tähtsustaks just Pärnu kolledžit selles mõttes, et õpingute ajal sa saad selle sotsiaalse kapitali eluks ajaks. Ja paraku on ka niimoodi läinud, et ma olen ka Pärnu kolledžis töö saanud. Et kõigele lisaks, et ütleme nii, et Pärnu kolledž on top 3 kindlasti minu elus, et tähtsuse poolest. Et muidugi ma võiksin siin kanda pusaga, kus on pere peale kirjutatud, sest ka pere on seal top 3 ja tõenäoliselt kõige kõrgem. Kuule, aga mis sa teed siis Pärnu kolledžis? Selles mõttes ma olen siin maja peal päris palju ju näinud. Mina mõtlesin, et sa oled kuidagi nüüd arenduskeskusega seotud, aga hoopis tükis kolledžiga. Ja arenduskeskus ja Pärnu kolledž on nii tihedalt üksteise kokku kasvanud, et nad nimetavad ennast seal kobaraks ja tegelikult üks hea kobar see ongi, et koostöös sünnib ju sünergia. Aga kolledži poole pealt tõesti tegelen ühe sellise väikse projektiga. Nimelt Valga kutseõppekeskus palus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit appi natukene uurimustööd tegema ja turgu uurima. Nemad nimelt tahavad avada ühe sellise õppekava, mis koolitaks abivahendite spetsialiste. Et kui sina tahad minna näiteks, sul on abivajadus, kas sa ei saa ajutiselt või alaliselt kõndida või kuulda või näha ja nii edasi, sul on vaja abivahendit osta või rentida, siis sa võid minna ettevõttesse, aga need ettevõttes inimesed, kes siis seda müüvad, rendivad või nõustavad sind, nemad peavad olema selleks välja õppinud. Imelikul kombel küll seadus nõuab seda, aga ta ei kontrolli seda, et kuidas nad seda õpet saavad. Isegi kutsestandard on olemas, seda ka ei nõuta tegelikult. Ja paraku koolitatakse neid inimesi koha peal, ettevõttes. Miks see nii on? Ei oska öelda. Ja see on ebaühtlane see tase, mis õpetamise tase siis ettevõtetes on, et mõnes on ta parem, mõnes võib-olla mitte nii heal tasemel. Ja et seda natukenegi ühtlustada ja ka kutsestandard on loodud ja seda, et ka rakendada saaks, siis Valga tahab õpetama hakata, Valga kutseõppekeskus tahab hakata õpetama just vastavalt selle kutsestandardi järgi, teha oma õppekava ja natukene uudsena sinna sisse panna ka innovaatilisi tehnoloogiaid, heaolu tehnoloogiateks nimetatakse neid, et inimesed saaksid võimalikult kaua kodus elada. Ja meie ülesanne siis Pärnu kolledžis oli see, et uurida, mis mujal maailmas toimub. Mujal maailmas toimub päris palju võrreldes meiega. Uurida natukene meie ettevõtete käest, et mida nad ootaksid sellelt õppekavalt ja sellelt õpetuselt, luua natukene ka võrgustikku, leida võib-olla mõned õpetajad sinna kooli, ettevõtted veel, kes müüvad tehnoloogiaid, mitte siis ainult ei rendi, aga ka müüvad neid, et panna selline suurem uurimine kokku ja anda siis Valgale pusida ja loodetavasti nad sellise õppekavaga siis ellu viivad ja rakendavad ja meil hakkab tulema pädevaid spetsialiste.
no suurem osa ikkagi vist ennegi seostub sind Pärnu abilinnapeana, eriti nagu ütleme siis viimase aastate nagu valguses. Aga enne seda ikkagi oli sul ju päris tugev taust sotsiaalvaldkonnas selles mõttes, et kuidagi on loomulik, et sa selle tervise teema juurde tagasi oled jõudnud nii-öelda. No eks ta niimoodi on, et tuleb ju liistude juurde tagasi tulla. Ma mäletan, kui ma lõpetasin Pärnu kolledži, jälle nimetan ära, ma arvan, et ma ütlen seda üle 2 lause nüüd. Sotsiaaltöökorralduse eriala, siin samas Pärnus, ma oleks tahtnud Pärnusse jääda. Kõik noored tahaks Pärnusse jääda, siin on ülivahva. Aga sellel hetkel ei olnud erialast tööd. Ja ma tegelikult maandusin üldsegi Viljandis, kust ma pärit olen. Ja töötasin 9 aastat politseis. No natukene on ta seotud, eks ole, sotsiaalvaldkonnaga, kui me tahame neid seoseid leida. Aga siis tuli minu ellu üks imekaunis ja tore naine, kes tiris mu Pärnusse tagasi. Ja ma tulin liistude juurde tagasi, sest kogemata või siis, no võib-olla juhuslikult, aga võib-olla ka elu keerdkäikude ja muude tõttu saime Tammiste hooldekodu juhiks ja töötasin seal 11 aastat. Andsin oma sõrmega poliitikale, sest et kui sa oled aktiivne kohalikus omavalitsuses, sa peaksid midagi tagasi ka andma. Ja poliitika on ju see koht, kus sa saad natukene tagasi anda. Sa saad kohalikku elu paremaks teha. Ja ma andsin oma sõrme, ma ei teadnud, et mis selle järel on ja tulem on, et oleks ma seda teadnud, võib-olla oleks ma mõelnud natukene rohkem kui 2 korda või 3 korda järele. Ja peale 11 aastat hooldekodus töötamist ja osalemist ka juba volikogu sotsiaalkomisjoni töös, tegi üks hea inimene mulle sellise ettepaneku, et tõepoolest, et tule rakenda oma teadmisi ja kogemusi abilinnapeana. Nii ma platseerusin terveks valimistsükliks 4 aastaks sotsiaalvaldkonna abilinnapea toolile. Ja seal toolil väga palju olla ei saanud. See on selline valdkond, kus sa pead palju jooksma ja loomulikult nagu ikka mu elus kohe tulevad suuremad katsumised, ilma et sa saaksid kuhugi sisse elada ja tuli meile see Ukraina kriis, tegelikult nimetame õigete sõnadega, see on Venemaa agressioon Ukrainasse, mille tõttu siis väga palju põgenikke tuli just nimelt Pärnusse, sest Pärnu on selline värav siis, kui Läti poolt tulla ja kui inimesed tahavad siit kuhugi edasi minna, et see on see värav, kust hakkas palju põgenikke tulema ja see tekitas sellise olukorra, millega Pärnus varasemalt kogemusi ei olnud. Ja et me õppisime, töötasime palehigis ja mitte, ma ei taha nüüd siin ennast kuidagi esile tõsta, vaid see oli terve meeskond ja mitte ainult võib-olla sotsiaalvaldkonna meeskond, vaid tegelikult terve Pärnu linnavalitsus ja ka teised asutused, kes meil siin Pärnus on see siis politsei või sotsiaalkindlustusamet, Punane Rist ja teised, et siiamaani võtaks iga päev nende ees mütsi maha, et ennast salgav töö oli see. Ja nii jah. Abilinnapea koha peal 4 aastat sai oldud, tegelikult oleks tahtnud muidugi kauem olla, aga mine tea. Jah, mine tea, see uks on juba kunagi avatud ja mine tea. Aga iseenesest, kui sa oleksid praegu abilinnapea, siis sul seda võimalust üle, mis sa praegu kolledžis teed, siis sa saaks öelda üle teise lause, ma olen Pärnu kolledžis hetkel tööl. Jaa, ega kui üks uks sulgub, siis teine avaneb ja minu elu motto on olnud see, et ära kunagi kahetse seda, mis sa teinud oled. Kahetse seda, mis on tegemata jäänud, nii et mida rohkem võimalusi elus ette tuleb, seda rohkem tuleks neid ära kasutada. Kui palju sa ise neid võimalusi lood? Või kui palju sa oled nagu õigel ajal õiges kohas justkui? Sest mul tundub, et ega sa oled ikkagi pigem seda tüüpi inimene, kes ka oskab ise neid võimalusi luua endale, aga võib-olla ma olen valesti aru saanud. Tead, Regina, ma avaldan sulle teise saladuse ja ma loodan, et keegi pealt ei kuula. Ma olen tegelikult laisk inimene. Päriselt või? Jaa, mul on väga laisk inimene, et kõik imestavad ja teevad suured silmad, et no kuidas see võimalik on, et sa kogu aeg tormad ringi. Aga mul on vist head sõbrad, head tutvusringkond ja nad ei lase mul laiselda. Ma mäletan, et ma arvan, et kõikide töökohtadega on nii olnud, et need on kuidagi ise minu juurde tulnud. On keegi nagu siis soovitanud või torkinud tagant, et palun mine.
Politseisse sattusin tänu oma vanaemale, kes helistas ja ütles, et mis sa seal Pärnus nüüd siis tiksud, mul oli just kool läbi saanud ja olin hotellis administraator, et mis sa seal tiksud, et näed, Viljandi linna või Viljandi maakonna lehes Sakala on selline kuulutus, et otsitakse politseiametnikke, et ainult kõrgharidust on vaja, ei ole vaja politseiharidust. No ega ma siis ei saa ju vanemate inimestega vaielda, kes on eriti targemad. Vanaemaga. Ja eriti vanaemaga. Ma astusin uksest sisse, toona Ester Kallakas, politseiprefekt. Esimene lause, mis ta mulle ütles peale tere oli, et issand, kui pikk ja kena noormees, sina saad küll tööd. No ja ma ei näinud enam tegelikult sellel töövestlusel mõtet, et ma vist sain kohe vastuse ära. Me muidugi formaalselt selle töövestluse tegime, aga vähem kui 1,5 kuu pärast olin ma seal tööl. 1,5 kuud anti aega siis, et ma uuriks läbi kriminaalmenetlusseadustikku, mis kohe hakkas kehtima ja karistusseadustikku, mis oli just kehtima hakanud. Nii et ega ma sellest tööst väga midagi ei teadnud, aga tundub, et hakkama sain, sest et ka erinevaid siis autasusid ja muid asju anti ja ka hooldekoduga oli täpselt samamoodi. Et sõber ütles, et selline kuulutus on üleval, et mis sa seal Viljandis tiksud. Ja jällegi kogemata kuidagi läbi suurema sõela, meid vist oli 11 kandidaati seal, siis kuidagi ma esiplaanile tõusin ja abilinnapea kohta samuti, ega ma ju ise küsima ei läinud, ma ei küsi ise kunagi midagi. Ja kui abilinnapea koht nii-öelda ära lõppes, sain ma vist puhata ühe päeva, kui kolledži direktor Karri Raagma helistas, et mis sa seal nüüd vedeled, et tule tööle, tee tööd. Ma palusin talt tegelikult puhkust, sest ma olin natukene väsinud. Ta andis mulle selle puhkuse, ma olen talle väga tänulik selle eest, aga ta 1,5 kuu jooksul helistas mulle kordi ja ikkagi hurjutas mind, et mis ma seal siis niisama siis leiba luusse lasen ja nii ma kolledžisse sattusin. Ja tegelikult ma olen ühe projektiga veel seotud Tallinna lennujaamas. Olin ühele reisile minemas ja tuli minu juurde juba ammune tuttav Martin Kukk, kes veab Südamekodu aktsiaseltsi, üks suurimaid hooldekodukette. Ta teab mind ammusest ajast, ta teab, millega ma olen tegelenud ja võttis nööbis kinni ja ütles, et tead, Pärn on selline koht, kus on hooldekodu kohtades suur puudus. Ja meil on hooldekodu, ketis on siis 12 hooldekodu, me oleme vaadanud ka varem Pärnu, aga meil ei ole Pärnus ühtegi inimest, kes aitaks meid koha peal. Ja võttis nööbis kinni ja tiris ja tiris nii kaua, kuni ma andsin ka sõrme siis neile, nii et osalise koormusega ma siis töötan ka nende heaks ja aitan siis leida võimalikult head kohta Pärnusse, kuhu hooldekodu teha, nii et kõik podcasti kuulajad, kellel on pakkuda kas mõnda maalapikest või mõnda renoveerimist vajavat sellist suuremat maja, kuhu saaks rohkem kui 100 hoolealust paigutada, siis võib minuga ühendust võtta. Ma mõtlen, et ma päriselt ka olen arvanud alati, et sa oled nagu seda tüüpi, kes kuidagi hästi toimekas ja hästi nagu tegus ja leiad võimalusi. Ja siis ma kuulan nagu suu ammuli, see tuli minu juurde, see tuli minu juurde, see on nii äge. No, eks ta võib-olla nii ongi, et kui inimene juba toimetab ringi ja ma tahaks loota, et toimetab hästi, kui ma räägin endast, siis seda märgatakse. Ja Regina, sina tead ise ka, et positiivsus elus on ju kõige olulisem, see sama naeratus ja mitte nii palju võib-olla viriseda, ma teen seda ka. Peaks vähem tegema, aga see sama positiivsus ja see sama peale hakkamine, ma arvan, et inimesed märkavad seda ja head asjad tulevad ise sinu juurde. Kuule, kusjuures saladuskattele võin öelda, et ma olen ise ka asjad uskuma hakanud nüüd juba, mida ma kõigile olen aastaid rääkinud, et kõik asjad tulevad ise. Siis nüüd ühe uudise valguses, mis ma just hiljuti sain, võin tõesti öelda, et ka ma ise usun seda. No näed, nüüd meid on juba 2 ja loodame, et ka podcasti kuulajatest nii mõnigi samastub meiega.
aga nüüd see Südamekodude projekt, et mis hetkeks see plaanis valmis saada siis on või kui kaugelt üldse olete selle mõttega? Jaa, terve suvi läbi ma siis müttan nii-öelda põllul, otsin erinevaid kohti, me oleme juba leidnud mõned ja sügiseks, ma arvan, et selliseks septembriks, oktoobriks peaks olema meil sõelal selline 2-3, heal juhul 4 sellist head kohta ja siis omanikud hakkavad tegema siis nii-öelda investorotsust, kus siis kaalutakse kõik variandid läbi ja leitakse nendest parim koht, kuhu siis teha uus hooldekodu. Ja see on tõepoolest vajalik, sest et Pärnu linnas on ligi 600 inimest, kes vajavad hooldust. Ja Pärnu linnas selleks kohti on napilt 200, ma arvan napilt peale 200. Nii et see näitab seda, et need samad Pärnu linna maksumaksjad, kes on võib-olla eluaeg oma makse siia maksnud, peavad seda sama teenus saama väljaspool Pärnut ja veel hullemal juhul väljaspool Pärnumaad. See ei ole päris õiglane selle sama meie linnakodaniku suhtes, kes on siin terve elu Pärnus olnud ja Pärnu heaks töötanud. Nii et üks suuremat sorti hooldekodu võiks siin olla, et see oleks suur kummardus ka neile linnakodanikele. Teisipidi see elavdab see ka ju tööturgu selles mõttes, et see annab ikka väga palju töökohti juurde nii-öelda. No jaa, see on ka natukene nagu peavalu, sest et olles töötanud hooldekodu juhina teame ka, kui raske on neid töötajaid leida. See töö on raske, mitte ainult füüsiliselt, aga ka vaimselt. Ilmselgelt me teame seda, et sotsiaalvaldkonnas on töötasud väikesed ja hooldustöötajate tasud on ühed just seal allpool. Et paraku ta nii on, et kui hooldustöötaja tahab palka juurde, siis see tähendab automaatselt seda, et ka klient peab rohkem maksma juurde. Et ja üldjuhul võib seal töötasude siis proportsioon selles hooldekodu eelarves olla seal 70% lähedal isegi, nii et see tähendabki seda, et nii kui sa tahad 100 eurotki tõsta hooldustöötaja palka, kui sul on palju hooldustöötajaid, siis see on päris kulukas kliendi jaoks. Täna küll jah, tänu sellele hooldereformile on hooldusteenus kättesaadavamaks saanud, sest et riik annab raha kohalikule omavalitsusele, kes siis aitab ligi pool hooldekodu kohast tasuda ja ülejäänud poole paneb siis eakas ise juurde oma pensionist ja peaks saama siis hoolduskoht kaetud. Mõningal juhul saab, mõningal juhul ei saa, et see oleneb ka omavalitsusest väga palju, kes kui palju raha juurde annab. Ja ütleme nii, et kliendid on hinnatundlikud ja kui see hooldustasu on väga kõrge, siis juhtub ikkagi see, et need, kes väga abi vajavad, seda abi ei saa ja seda hooldusteenust ei saa. Tänu hooldereformile on muidugi see hooldusteenus kättesaadavamaks muutunud. Kui varasemalt meil oli siin hoolduse tahtjaid kuskil 350-360 kandis, siis täna on neid juba 600, nagu ma ütlesin. Et see näitab seda, et see vajadus selle teenuse järgi oli suur, aga tõenäoliselt suurimaks takistuseks oligi see hind, miks inimesed teenusele ei liikunud. Ma mõtlen, et ma olen kuulnud selle hooldereformi osas ka ikkagi nagu kriitikat, et see pole päris nii ilusasti tööle rakendunud nagu plaanitud oli nii-öelda. Ja teisipidi ma nagu kuulen sinu suust, et see on nagu just väga hästi nagu rakendunud ja ikkagi nagu loonud neid võimalusi on ju. No jah, eks poliitikud ju viskasid ikka sloganeid, et me maksame kõik kinni ja hooldekodu kohta ainult pensioni eest. No jah, paraku eks oli teada ka kohe alguses, et ega riigil nüüd nii palju raha ei ole ja et see kõik kinni maksta. Aga numbrid ju ei valeta, et kui me rääkisime, et see on peaaegu kahekordistunud hooldusteenusel siis või hooldusteenust saavate inimeste arv, siis see näitab seda, et see on ju kättesaadavamaks muutunud. Ega nad ju kuskilt õhust ei tulnud, need olid inimesed, kes olid kodus või mõnel muul teenusel, näiteks koduteenusel, aga tegelikult nad vajasid ööpäevaringset hooldust. Nii et ja kui ka riik natukene sellest kinni maksab, mida ta varasemalt ei teinud, kuidas me saame siis öelda, et see hooldereform nagu väga halb oli. Ta võib-olla kõiki neid eesmärke võib-olla ei täitnud, mida algselt oli mõeldud.
ja kindlasti on ta väga koormav ka omavalitsusele, sest et omavalitsus peab ka lisaks sellele riigi rahale ka ise panustama ja päris palju. Aga lõppkokkuvõttes vaatame ikkagi inimese seisukohalt, et kelle jaoks me seda tööd siin omavalitsuses siis teeme, meie enda inimeste jaoks. Ja kui inimesed saavad teenust ja see teenus on neile kättesaadavam ja ka natukene odavam kui varem, siis ma arvan, me saame öelda, et reform on täitnud oma eesmärki. Teine asi, mille peale ma mõtlema jään, et meil on rahvastik vananemas ja 100 kohta, kui tuleb juurde, et praegu isegi see on vähe, on ju, et kui palju me üldse nagu mõtleme strateegiliselt, ütleme nagu pikas vaates selle peale, et mis need arengud nagu on, ka nagu linna kontekstis, et ma mõtlen, kui sa veel abilinnapea näiteks olid, et kui palju te nagu vaatasite tulevikku selle mõttega, et okei, et meil on neid kohti juurde vaja, mis me siin nagu täna teha saame, sest me peame juba täna tegutsema hakkama ju. Jaa, kui ma ütlesin, et südamekodud tahavad 100 kohta juurde teha, eks ma olin natukene tagasihoidlik. Tegelikult neid kohti on ju vaja rohkem, ilmselgelt. Ja ma vaatan ka praegu neid kohti, kuhu siis seda hooldekodu luua sellise pilguga, et neid kohti võiks olla ka 200. Ja see ei ole kuidagi ülehinnatud, et ma arvan, ka need kohad lähevad kõik täis, sest et hooldekodu juhtides siin Pärnus sain ma põhimõtteliselt iga päev kõnesid kõrvalvaldadest, kes ütlesid, et nad tahaksid tulla siia samasse Pärnu linna või ka kõrval maakondadest, et neil on kuidagi vanast ajast seos, eks ole, Pärnuga ja Pärnu on nii kena kant ja nad tahaksid tulla ja oma vanaduspõlve siin veeta. Et see 200 kohta ei ole ka mingisugune mure. Aga nii palju, ega ma praegu võib-olla nii palju linna tegemistest ei tea kui varem. Volikogu liikmena, kes ma ka olen, võib-olla ma saan piirata infot linnavalitsuses kui varasemalt, aga linn on seadnud samme juba sellel hetkel, kui mina olin abilinnapea selles suunas tõesti, et teha et soodustada ettevõtjal hooldekodu teha Pärnu piiresse ja riigilt omandati maa tasuta Audru külje alla. Samamoodi hästi suur maa-ala, kuhu oleks võimalik ka mitusada kohta luua. Linn ise ei pea hooldekodu pidama, tal on kohustus see hoolduskoht tagada inimese jaoks, aga mitte ise pidada ja mitte ise ehitada. Ja linnal oli plaan ja tõenäoliselt see viiakse nüüd ka ellu lähiajal, et anda see maa ettevõtjale kasutusse mõnekümneks või ka 100 aastaks, see oleneb nendest tingimusest, mis seatakse. Ja ettevõtjal on see päris suur boonus juba, kui ta ei pea ise maale ostma ja saab siis ehitada sinna siis sellise moodsa ja uuendusliku hooldekodu. Aga ma arvan, et trend iseenesest võiks olla ju hoopiski see, et inimene saab vananeda oma kodus, see on inimväärsem. Ja see sama abivahendite tehnoloogi spetsialisti siis eriala, mida Valgaga õpetada tahab, tegelikult ongi ju selle sama suunitlusega. See oleks tehnik, kes aitab ka kodus eakat, vähendada tema digilõhet, nõustada teda, olla kasutaja tugi sellel samal tehnoloogial, mis aitab inimesel kauem kodus vananeda. Kodus elamine võrreldes hooldekodus elamisega pakun umbes 2,5 korda soodsam. Ja kui riik ja omavalitsus maksavad väga suuri rahasid hooldekodus elamise eest, siis nad maksaksid loogilises mõttes vähem, kui inimene elaks oma kodus tehnoloogia abiga, koduhooldustöötaja abiga. Nii et ma arvan, et see trend võiks minna sinna suunas, et tundub popilt öeldes win-win olukord, kus inimene saab elu lõpuni oma kodus olla, ei pea kõik pead ja sabad koos elama kuskil hooldekodus ja ka omavalitsusele riigile oleks see soodsam. Aga kas selle tehnoloogia väljatöötamine, kuna see on ikkagi ju mingi uue asja väljatöötamine sellisel kujul, et kas see kuidagi väga palju kallimaks siis ei lähe? Turul on erinevaid tooteid, erinevaid innovaatilisi, isegi selliseid platvorme ja teenuseid, mida saab integreerida. Siin on muidugi see küsimus, et miks nagu Eesti natukene maha jäänud on näiteks Põhjamaadega võrreldes, kus päris palju selliseid tehnoloogilisi abivahendeid juba kodus kasutatakse. No Eesti mure on see, et me oleme kõvad piloteerijad. Me tahame kõige uuega kaasa minna ja kohe katsetada ja teha ja me teeme päris palju.
aga kahjuks need jäävad sellisesse katsetamise ja piloteerimise faasi. No võib ju kõige kohta öelda, et kõige suurem põhjus on rahapuudus. Et kahjuks ei panda nagu raha riigi või omavalitsuste poolt piisavalt palju, et me plahvatuslikult areneks, aga ma arvan, et see on ainult aja küsimus. Et ühel hetkel peab peas see klõks ära käima ja aru saama, et meie vahendid on piiratud, eelarved on piiratud omavalitsustel ja me peame hakkama tegema tarku otsuseid. Ma arvan, et see tark otsus on see sama kodus vananemine koos tehnoloogia abiga. Ja nüüd sa teisipidi aitad siin südamekodudel nagu platsi leida, kuhu inimesi kokku tuua. Ja ega hooldekodu kohti on ikka vaja, ööpäevaringset hooldust on ikka vaja, et ega me ei saa ilma selleta, ega kodus on võimalik vananeda, aga mingist see on ainult mingi hetkeni ja see tehnoloogia aitab seda perioodi pikendada, mil inimene saab oma kodus olla. Nii et ega me ilma hooldekodudeta ei saa. Aga kui sa kogu aeg ikka toimetad, sõltumata sellest, et sa laisk oled, on ju. Ja väga laisk. Siis mis hetkel seda nagu aega endale võtad nagu päriselt nagu seda molutamise aega või nagu passimise aega, on sul sülkust asja üldse või? No ei, moljutama peab. Seda on ju targad inimesed ju enne mindki öelnud ja mina ju õpin ikkagi tarkadelt inimestelt. Aga moljutada saab ju erinevalt. Moljutada saab koos sõpradega, moljutada saab koos perega. Et kuidas ma ütlen, laisk võid olla, aga kaval pead olema. Ja kui sa saad need mitu toredat asja kuidagi ühendada ja 2 kärbest või 3 kärbest ühe hoobiga lüüa, no mis saab veel parem olla? Eriti laiskust näitab see, et sa jällegi organiseerid selle jalka MM-i jaoks suure ennustusvõistluse, see on nagu eriti laiskus, eriti need videod seal, kõik, mis sa nagu seekord teinud oled, on ju, et nagu ma arvan, et laisemat inimest annab leida. No saladuskattel ma võin öelda, et ma olen ikkagi natukene ka selle koha pealt laisk olnud, ma olen kasutanud ka varasemate aastate videosid, aga ennustusmäng tõepoolest võtab päris suure aja praegusest elust. Õnneks on see ainult väike periood, millal see MM käib. Õnneks ja kahjuks sellepärast, et kahju kui ta läbi saab, sest et siis on nagu tühi koht. Aga tõepoolest 14 aastat olen ma juba seda ennustusvõistlust teinud oma sõpradele Facebookis. Ja kuidas see alguse sai, et see oli kuidagi täitmata selline nišš, et ennustusvõistlusi sellel ajal väga palju ei tehtud. Ma istusin arvuti ees, ma olin üksinda ja teleka ees, läpakas oli ilusti süles ja mõtlesin, et aga tegelikult oleks ju veel huvitavam, et kui mõned sõbrad viskaks mõned ennustuskoorid ja pärast vaataks, et kes siis nagu võitis ja et võib-olla paneks mingi väikse auhinnagi omalt poolt vahele. Ja tead, see kasvas nagu nii mühinega. Esimene aasta oli 30 inimest, seda on võimalik hallata. Tegin hästi lihtsa ka, et inimene lihtsalt läheb minu postituse peale, paneb lihtsalt kommentaari sinna seisuga ja kõik, tema jaoks on kõik, ülejäänud on minu teha, Excel ja kõik muu. 30 inimesega sa haldad seda ära, 130-ga, see on juba päris metsik. Ja teha seda natukene huvitavamaks, siis tõepoolest ma olen teinud ka sellised reklaamvideod tuntud nägudega ja et tundub, et inimestele asi meeldib, iga aasta tuleb ainult rohkem inimesi juurde, nii et sõpruskond on suur ja loodame, et see ei kasva suuremaks enam. Ja muidugi ilmselgelt siis ka suurturniiri korraldajad, ma arvan, et said haisu ninna, sest et see aasta nad ju pikendasid seda veel, see aasta nad ju võimendasid seda veel, et nüüd on toodud palju rohkem ka võistkondi, on ju, et sul oleks veel rohkem võimalik panustada neile. Ja 14 aasta jooksul ma olen näinud, kuhu see ennustusvõistluste asi on nagu arenenud, et iga teine teeb oma ennustusvõistlust, seal on ka mingisugused rahalised sissepanekud. Mina teen seda kõike tasuta, ma lihtsalt teen seda nagu fun'i pärast ja ma ei küsi mingit raha. Tegelikult on nii, et ma saladuskattel võin öelda, et ka sellel aastal on väike auhind. Eelnevad aastad on auhindu võib-olla rohkem olnud, aga keegi mängi selle pärast, et seda auhinda saada. Ja auhinnad panevad välja meie enda ennustajad, enda mängijad, enda sõbrad. Et kellel mida anda on ja
noh, seal on markantsemad näited, on seal Koorem Mulda näiteks on antud, mis läks väga õigesse kohta. On, kes tegeleb veinidega, veini edasimüümistega, toob veini, kes tekkepatju, kui ta töötab selles ettevõttes ja tal on võimalik sealt soodsamalt saada ja nii edasi, et tegelikult auhinnalaud on olnud rikkalik. Aga noh, mine tea, äkki on sellel aastal ka midagi. Aga kuidas see loogika siis töötab, et lihtsalt peab kõige paremini ennustama lõppkokkuvõttes, kõige rohkem täppi paneb või mismoodi see loogika on? Mul on jagatud see igaks mängupäevaks. Igal mängupäeval, noh näiteks on täna 4 mängu, et sa pead arvama ära täpse skoori. Kui sa arvad ära täpse skoori, sa saad 4 punkti. Kui sa arvad ära võitja või kui on viik, siis viigi, aga täpsed skoorid ja siis sa saad 1 punkti. Ja nii lihtne see ongi. Pärast lööme punktid kokku ja võitja on selgunud. Oota, kui palju sul nüüd praegu oli seal Exceli tabelis juba? Pakun praegu peast, ma arvan seal 120 kanti äkki. Ja iga päev on suht koht 4 mängu. 4 mängu ja 120 inimest ja eks ma näen öösel unes ka seda Excelit. Et on võimalik teha loomulikult automaatsemalt neid asju ja on olemas erinevad programmid juba, kus inimesed ise sisestavad ja arvuti ise arvutab. Aga mul on väike kartus, et inimesed viitsi jamada sellega. Et neil on lihtsam, Facebookis ikka käid, 1 kord päevas ikka käid ja vaatad, mis siis naabrimees teinud on ja mida ehitanud või mida naabrinaine sööb, sest ka söögipilt on ju palju Facebookis. Ja ju sa leiad selle ennustuse mänguga üles ja sinu kõige lihtsam vaev on see, et sa paned lihtsalt need seisud sinna ja ongi kõik. Sa pead muretsema ja järgmisel päeval, kui sa juba vaatad uut postitust, kuhu mängud sisestada, vaatad ka tabeli seisu üle, kus sa oled ja kus naabrimees on ja kus sõber on ja saad talle siis helistada või saata SMS-i või Messengeris väikse tervitava jutu ja parastada teda, kui ta on tagapool ja kadestada, kui ta on eespool, nii et nii ta käib ja see loob päris palju elevust, et mängivad ju erinevad perekonnad isegi ju ja võistlevad oma vahel ja vaatavad siis, kus nad üldtabelis asetsevad ja sõpruskonnas oma vahel ju ka tuntakse väga palju, nii et seda hõõrumist ja aasimist on selle aja jooksul, MM-i jooksul päris palju. See loob ju lõbusa meeleolu ja on huvitav vaadata ka. Ma ei tea, mulle nagu näib, et kui inimene hakkab midagi õhinapõhiselt tegema, siis nagu kõik ootavadki, et ta teeb seda kogu aeg, et ega sa vist enam ei pääse sellest. No ma mõtlesin sellel aastal natukene, et kui keegi ei küsi, et ma jätan äkki vahele, aga kus sa pääsed? Juba kuu, ma arvan, et umbes kuu enne MM-i juba hakkasid vaiksed kirjakesed tulema või kui mõne sõbraga kohtusid, siis ikkagi küsimus tuli ära, et kuule, kas see aasta ennustusmäng ka tuleb ja kuidas sa saad mitte teha, kui sõbrad tahavad ja ma teengi seda ju sõprade jaoks, et neil oleks fun ja siis on ju ka minul tore olla, kui sõpradel on hea meel. No vot, nüüd sa siis jäädki elu lõpuni seda rõõmuga korraldama. Sest et alati on neid inimesi, kes küsivad, kas seekord ka? No kui vähemalt 10 inimestki soovib seda, siis ilmselgelt ma seda teen ja 10 inimesega on oluliselt lihtsam, nii et ma arvan, et ju ma siis tõepoolest elu lõpuni seda teen, kui sõbrad küsivad. Mina arvan küll, et see kasvab ajaga aina suuremaks ja suuremaks, ma ei usu, et see nagu väiksemaks jääb. No mine tea, ega tulevad uued asjad, uued meelelahutused, mine tea, võib-olla muutub korvpall populaarsemaks ja mõni muu sõpradest hakkab korvpalliennustusmängu tegema, nii et võtaksin väga hea meelega osa. Aga ei veaks eest. Aga ise sa enda ennustusvõistlusel osaled ka või sa oled ainult seal korraldustoimkonnas nii-öelda? Jaa, osalen ikka, et ma ei saa ju öelda, et ma tean ju seise ette, et ma olen täpselt samal võrdsel tasemel nendega. Esimene aasta muide ma isegi võitsin, aga auhinna ma andsin teisele kohale, nii et selle koha pealt jah, ma tõmban väikse piiri, et ma ise endale auhinda andma ei hakka. Aga oled siis suur jalkafänn ka, et nagu kogu aeg jälgid või pigem neid suur tiitlimänge? Ma olen spordist nii läbi imbunud juba väiksest saadik, et praegu ma teen ise sporti, mängin kossu, tennist, jooks ma olen vähem jõudnud, aega hakkab kuidagi napiks jääma kõigi nende tegevuste kõrvalt, tunnen süümepiina, tahaks jooksma ka jõuda, aga kõiki pallimänge erinevaid teen ja kui jooksen, kuulan ka spordipodcaste, väga palju erinevaid ja saatus on tahtnud,
et ma olen nüüd ka Jõulumäe Tervisespordikeskuse nõukogus. Nii et ka inimesed on seda märganud ja sellise pakkumuse mulle teinud, nii et ma saan natukene ka sporti ja nii-öelda Tervisespordikeskusesse panustada. Et väga tore väljakutse, mulle väga meeldib ja ma loodan, et minu teadmistest või ka siis nii-öelda kogemustest on kasu. Ma tulen tagasi sinu mõtte juurde, kus sa ütlesid, et sa oled laisk inimene. Jah. No ma ei tea, nagu töökoht osaliselt täitan seda, siis korraldan heategevuslikus korras või nagu siis nagu vabatahtlikkuse korras ennustusvõistlust. No siis ma spordin ka, no jooksma pole eriti palju jõudnud, aga no pallimänge mängin. No siis ma olen volikogus, ma olen just nõukogus, ma olen tegelikult väga laisk inimene. Ma vist jätsin ütlemata, et ma kuulun ka Lionsi heategevusorganisatsiooni, et aga paraku ta nii on, et ega sa kõikides nendes tegevustes võib-olla ei suuda siis 120% panustada. Et kui ma oleksin võib-olla seotud ühega, mida me siin nimetasime, siis ma suudaksin võib-olla 120% sinna anda. Et eks paraku kuskilt ju lõpus pead ju järgi andma. Mul jällegi süümepiinad on, et ma oma heategevusorganisatsiooni Lionsisse, kuhu ma kuulun, olen viimasel ajal natukene vähe panustanud. Et loodame, et leiame aega. Suvel on natukene võib-olla lahedam. Et võib-olla saab kuidagi joonele. Aga eks tuleb mingil hetkel tõepoolest väike selline korrigeerimine teha, et mõnda koormust vähemaks võtta ja mõnda koormust siis võib-olla natuke suuremaks, nii et eks seda näha ole. Ma arvan, et sügise poole on võib-olla natukene selgem see asi, et kuhu rohkem keskenduda. Ei, aga siiski ma tulen tagasi selle mõtte juurde, et sa ütled enda kohta laisk. Mõtle nüüd nende inimeste peale, kes nagu poolgi nii palju ei tee, mida nemad siis tundma peavad. Ja ma olen selles mõttes loomupäraselt olen laisk, aga ikkagi ma tahaks öelda, et mul on head sõbrad, kes mind torgivad, et ei lase mul laisk olla. Aga loomupäraselt ma olen laisk, kui mul tegevust ei ole, eks ma siis molutan ka. Võib-olla sellepärast sul ongi nii palju tegevusi, et sa nagu jumala eest ei molutaks. Nagu jaa, sõbrad võib-olla teavad, et ma olen laisk ja teevad kõik selleks, et ma laisk ei oleks. Aga sina ja sportimine, kui ütlesid, et sa oled juba lapsest saadik niimoodi läbi imbunud sellest, millega sa siis alustasid ja kuidas? Oi, kes seda enam mäletab, sellest on ju oi, kui palju aega möödas. Ma olen eluaeg, ma arvan, jalgpalli toksinud ja mäletan Viljandis, ma isegi nüüd ei tea, mis selle kooli nimi on, kooli nime kogu aeg vahetatakse, vanasti 4. keskkool, siis maagümnaasium ja nüüd mingi muu nimega kool, et selle staadionil ma olin iga hommik kohal ja läksin õhtul, võib-olla vahepeal koju, võib-olla võileiba sööma jõudsin. Aga toksisin üksinda, kui sõpru ei olnud ja korvpalli ma arvan, et ma võtsin kätte alles kuskil seal 7. klassis äkki. Korv ei olnud, et võrdleme tänase päevaga, siis sellel ajal olid spordirajatised ikka oluliselt kehvemas seisus. Jalgpallis võisid taguda ka siis, kui sa panid 2 kivi üksteise kõrvale ja lõid palli sealt vahelt läbi, pole probleemi. Korviga natuke raskem, pead leidma mõne avause, kuhu palju sisse visata. Mõne akna. Jah, see oleks nüüd halvem variant, aga seda saad ainult ühe korra teha, aga siis pead ka kiiresti jooksma. Aga jah, võib-olla sellepärast ja täna on hoopis teine olukord, et täna järjest enam ju panustavad omavalitsused, kogukonnad oma spordirajatiste ehitamisse ja korras hoidu, nii et lastel oleks võimalus, kui nad vähe isegi soovivad. Täna võib-olla on see olukord, kus lapsed ise ei oska seda soovida ja neil on mingid muud asendustegevused. Et spordi asemel tegelikult tuleks rohkem liikuda, rohkem sporti teha ja siin on ka võib-olla laste vanematele väikene soovitus, et kui vähegi võimalik ja teie olete ise kõige paremad eeskujud, ärge saatke last õue, vaid minge koos lapsega õue. Ja sealt tuleb ka see sama liikumisharjumus ja sportimisharjumus. Aga jah, sporti eluaeg teha meeldinud, nii et ja eriti just sellised meeskonnalasid, võib-olla ma olengi selline karjahunt, et mulle meeldib sõpradega koos olla, mida rohkem, seda uhkem ja mis veel parem koos sporti teha. Ma haaran ühest sinu mõttest või ühest sinu sõnast kinni ja uurin,
kuidas sina tunnetad Pärnu kui kogukond? Kui tugev me oleme? Tead, ma tahaks olla vaata eestlane ja öelda, et pole paha olukorras, kus tegelikult on kõik väga hästi. Aga tegelikult ma arvan, et ei ole paha. Et meil on ju aktiivseid inimesi, kes veavad nii-öelda kas või neid nii-öelda linnaosa kogukondi. Aga ma tahaks uskuda, ma usun inimestesse ja usun sellesse headusesse. Et ma arvan, et need inimesed, kes siin Pärnus või ka Pärnumaal, me ju teeme Pärnumaa podcasti. Et ikkagi on nagu oma kodukohas kinni ja tahavad oma kodukohale head. On see siis natukene laiemas mõttes linn või väiksemas mõttes linnaosa või kvartal. Et tegelikult me näeme ju nende samade talgude pealt, kus on palju osalejaid, nendelt samadelt kogukonnapäevadelt, üritustelt. Et tegelikult inimesi on ju osa võtmas palju. Nii et muidugi alati saaks ju paremini. Aga ma arvan, et pärnakas on hea inimene ja hoiab oma keskkonda, oma kodukeskkonda hästi. Siit kohe järgmine küsimus. Milline oleks ideaalne Pärnumaa, kõige ideaalsem? No ma arvan, et siin on veel väikseid paranduskohti ikkagi. Või Pärnu, kui sa nüüd vaataksid tuleviku perspektiivis, et mis võiks olla veelgi parem selleks, et me saaksime öelda, vau, no see on tõesti kõige parem keskkond. No ega väga palju tegema ei peagi. Meil ongi tegelikult väga hea keskkond. Kui mul käivad külalised siin Tallinnast näiteks külas ja ütlevad mulle, et kuule, sul on kõik käe jala juures, et sa sõidad 7 minutit tööle, jalutad lasteaeda, jalutad kooli. Sul on siin kino, sul on siin spaad, teil on meri, soemeri võrreldes Tallinnaga ja nii edasi. Et teil on nagu nii palju ja võib-olla Pärnu inimene või Pärnumaalane ei oska võib-olla seda sama asja ise hinnata. Ja siis oled kogu aeg selles keskkonnas. Igal pool on parem kui kuskil mujal, vist ütles äkki Johannes Õnne 13. Ja selles mõttes on võib-olla ka õigus, et tasub ära käia ja aru saada tegelikult, et Pärnus ja Pärnumaal on väga hea elada. Aga loomulikult on ära teha. Loomulikult meil võiks olla veel paremad ühendused Eestiga, näiteks ka Tallinnaga. Selles osas töö käib, sõidad Tallinnasse, kohe näed praegu, sõidad mituteist minutit kauem, aga kannatad ära. Loodetavasti ja vast ikkagi tuleb ka hea raudteeühendus, mitte ainult Tallinnaga, aga ka Riiaga näiteks, kus meie Pärnu inimesed väga palju käivad. Nii et mine tea, võib-olla ka multihall tuleb meile, kuigi ma olen küll Pärnu patrioot ja ma tahaks öelda, et võib-olla see multihall ei ole Pärnus kõige parem koht. Et võib-olla ta teenib oma eesmärki paremini võib-olla Tallinnas. Ma ei tohiks seda öelda Pärnu patrioodina, aga ma olen ka pragmaatiline teinekord ja pragmaatiliselt vaadates võib-olla on ta parem, kui ta on kuskil sellises kohas, kus on lennuühendus parem, kus on majutusvõimalusi rohkem. Aga mine tea, olen kuulnud, et tehakse mõjuanalüüs ja vaatame, mis see mõjuanalüüs ütleb. Et targemad inimesed, kui mina, oskavad parema paketi kokku panna, mille pealt siis otsustada. Aga kui sa tahaksid pärnumaalastele suveks mingeid mõtteid öelda, kuna see on ju võrdlemisi siin suve alguses juba see saade on kevade lõpus, suve alguses, et mis mõtted sa kaasa annaksid? No, väga lihtne mõte, minge õue. Ilm võib olla kehva, aga kuidas see vana kulunud lause on, et pole olemas kehva ilma. Riietuses on asi, et siit on vaata väga palju õppida norrakatelt, kes käivad iga ilmaga väljas ja isegi lapsed magavad lõunaund väljas, mida pool Euroopat ei saa sellest aru. Meie eestlased saame, sest ma arvan, et ka meie oleme ise kõik vankris lõunaõinnakuid õues külmapakasega teinud. Minge õue, jalutage, nautige, vaadake natukene, tehke silmad lahti. Pärnu on väga ilus ja Pärnumaa on väga ilus. Ja selle Lätti mineku asemel
või Poola mineku asemel. Käige rohkem Eestis ringi, avastage uusi kohti, väga palju toredaid kohti on. Mis on sinul endal järgmine koht Eestimaal, mida plaanite külastada? Hea küsimus. Kas mul on aega? Las ma mõtlen. Sul on vaja ju laiselda kogu aeg. Vaata, mina pean jälle kiitma oma elukaaslast, kes võib-olla ei taha seda teha, aga kuna ma olen laisk, teeb seda minu eest. Tema paneb meie reisiplaanid alati paika ja mul on väga lihtne kohale minna, hoida positiivset tuju üleval, mida ma alati võib-olla ei suuda. Siin on ka koht, kus natukene saan ennast parandada. Tema organiseerib kõik asjad ära ja ausalt öeldes ma arvan, et äkki ma lähen nädalavahetusel Viljandisse. Ohoo! Jaa, et siin on ju kooli lõpetamiste aeg ja mine tea, sõber kutsus oma tütre kooli lõpetamisele ja kuna ma pole sõpra väga ammu näinud, siis ma arvan jälle mitu kärbest ühe hoobiga. Kuule, aga igatahes, kuna meie saade on jugi reedel kuuldaval, siis ilusat ja toredat Viljandi reisi. Aitäh sulle, Regina, ja ilusat suve! Aitäh!